Tere, head sõbrad ja muidu lugupeetud inimesed. Me oleme täna kahekesi. Minu kõrval on siin Tõnu. See on üks väiksemat sorti leopard minu raamatust Kirjukoer, aga ta on siin lihtsalt selleks, et kiita minu valikud oma vaikival nõusolekul heaks. Ma tahan teile täna lugeda ühe viimaste aegade kindlasti lemmikpala väga armsast raamatust. See on Piret Raua Kaotatud sõrmed. Ma muidugi pean täpsustama, et ma ei loe ette lugu Kaotatud sõrmed, mis on siin raamatus samuti nende ilusate roheliste kaante vahel. Ma loen ette kirjad mulla alt. Kiri mulla alt 1. Armas Maria, ära kurvasta, kullake. Meie lahkuminek oli ootamatu, aga nii oli lihtsalt määratud ja sellega tuleb leppida. Pühi pisarad ja püüa eluga tasapisi edasi minna. Ma tean, et see võib raske olla. Elu ongi tihti ülekohtuselt raske. Ent ega siin väga muud valikut pole. Jõudu sulle ja helget meelt. Sinu lahkunud kallim. PS. Ära minult enam teateid oota. Ja palun jää mind hästi mäletama, isegi kui teinekord ehk olingi su vastu ülekohtune. Kiri mulla alt 2. Kulla Maria, kindlasti mõtled mu peale ja valad pisaraid, aga ma kinnitan sulle, et pole põhjust. Minuga on kõik hästi. Eluga on vaja edasi minna ja ma olen veendunud, et tulevikul on sulle pakkuda veel hulganisti võrratuid hetki. Tuleb osata neid momente märgata ja nautida. Ma tean, et sa oskadki. Palju edu. Sinu lahkunud kallim. PS, see on mu viimane kiri sulle. Mäleta minust vaid head. Kiri mulla alt 3. Tere, Maria. Sa vist oled mu juba unustanud. Peab ütlema, et suhteliselt kiirelt käis see sul. Aga nii ongi parem. Sinu lahkunud kallim. PS, ma rohkem siis ei kirjuta. Sul on niikuinii minust ja mu kirjadest ükskõik. Kiri mulla alt 4. Tšau, Maria. Ma saan aru küll, et sind absoluutselt ei huvita, et me enam koos pole. Ei huvita meie ühine minevik ega ka mitte see, mida ma sulle praegu siin kirjutan. See kõik ongi arusaadav ja ma ei pane seda sulle pahaks. Ma andestan sulle su ükskõiksuse ja kaleda südame, nagu ma olen alati sulle kõik andeks andnud. Üht asja tahan ma siiski veel märkida ja see jääb tõesti viimaseks, mis ma sulle ütlen. Nimelt need kotletid, mida sa ühtelugu lõunasöögiks tegid, need ei meeldinud mulle mitte üks raas. Ma tegin küll head nägu ja ütlesin sulle iga kord, et need on maitsvad, aga ainult selleks, et sind mitte kurvastada. Tegelikult oli su kotlettides liiga palju sibulat. Ma jälestan sibulat, ehkki ma ei usu, et see sulle mingilgi määral korda läheks. Seda ka veel, et väga tihti kõrvetasid sa kotletid ära. Kõrbenud kotlett ei ole muide eriline kokakunsti saavutus, et sa teaksid. Nagu ka mitte jahtunud kotlett, mis polnud samuti harv nähtus. Sibulast pakatavad söestunud külmad kotletid, lihtsalt võigas. Sinu lahkunud taevale tänu, kallim. PS, enam ma su peale oma aega ega sõnu ei kuluta. Kiri mulla alt 5. Mine õige perse, Maria. Rohkem mul midagi lisada pole. Kiri mulla alt 6. Kallis Maria, palun vabandust. Ägestusin ja see ei olnud minust kena. Kuidas sul läheb? Mul jäi süda valutama ja ma otsustasin, et kirjutan sulle veel ühe kirja. See on nüüd tõesti kõige viimane. Tahtsin öelda, et need kotletid, mis sa tegid, tõepoolest viimne kui üks kotlett, olid tegelikult nii head, et viisid lausa keele alla. On tore, et panid kotletitaignasse tublisti sibulat. Sibul annab igale söögile vajaliku maitsenüansi, iseäranis just lihatoitudele. Sibulaga maitseb kõik fantastiliselt. Sealiha, karbonaad, seente ja sibulaga. Kartuli, sibula, veiseliha hautis. Lambaliha ühepajatoit küüslaugu ja sibulaga. Peekoni, sibula pirukas. Ja muidugi kotletid. Eriti just kotletid. Tõtt öelda ei kujuta ma ilma sibulata kotlette üldse ettegi. Ja siis meeldis mulle veel, et su kotletid olid alati mõnusalt krõbedad, mitte pooltoored nagu mõnel. Soojad olid need ka. Kunagi ei olnud külmad, ja kui vahel olidki, siis sobis neid musta leivaga hästi süüa. Niimoodi, et lõikasid kotleti pooleks ja leivast ka ühe jämedama kääru ja siis panid kotleti pooliku leivale. Ühest kotletist sai 2 kotleti leiba, tõega suurepärane. Ära siis ole pahane.
ägeduse hetkedel ikka öeldakse asju, mida päriselt ei mõelda. Sinu lahkunud kallim. PS. Enam ma tõesti sind tülitada ei tahaks. Kiri mulla alt 7. Armas Maria, ära siis ole kurb. Eluga on vaja edasi minna ja sul seisab kindlasti palju ilusat ees. Pole kahtlustki, et tulevikul on sulle pakkuda veel arvukalt võrratuid hetki. Tuleb osata neid momente märgata ja neist rõõmu tunda. Elu ei tohi karta, siis ei karda elu sind ka. Eluga tuleb sõbraks saada. See on natuke samamoodi nagu kotletiga. Alguses võib tunduda küll, et on hirmus ja sibulane, aga pikapeale harjud ära ning lõpuks ei oska ilma enam ollagi. Minu peale pole vaja igatahes enam mõelda. Viska mind lihtsalt peast välja ja südamest ka. Pole tarvis mineviku külge klammerduda. See ei vii kuhugi. Sinu lahkunud kallim. PS. Rohkem ma sulle ei kirjuta. Loodan, et sa ei unusta mind ja mäletad vaid head. Isegi kui vahel ehk olingi su vastu pisut ülekohtune. Niisuguse armsa raamatu on välja andnud kirjastus Tänapäev. Piret Raud näitab siin, et oskab väga hästi täiskasvanutele kirjutada, ei ole sugugi mitte ainult lastekirjanik, vaid et on lihtsalt kirjanik. Ja peale selle on Piret ka kunstnik, ma juba näitasin teile selle raamatu väga ilusat kaant ja siin vahel on ka mõned pildid. Siin mulla alt saadetud kirjade vahel on näiteks niisugune pilt. Loodan, et tekkis huvi lugeda seda Piret Raua kena raamatut Kaotatud sõrmed. Et tekkis huvi üleüldse lugeda, kui teile miski silma jääb, millest tahaksite kuulda mõnda lõiku, siis andke mulle teada. Võib-olla mulle meeldib ka, äkki loengi ette. Ja olge tänatud, et tulite ja tulge nädala pärast jälle. Kõike hääd!